Järgmiseks esinejaks on, kes tutvustab meile Erasmus 2 Firefall projekti, Triinu Tiks Misso vabatahtlikust päästekomandost. Misso vabatahtlikel on siis au osaleda rahvusvahelises projektis nimega Firewall. Projekti sisu on siis oma kogemuste jagamine ja vahetamine erinevate Euroopa riikide vahel. Ja kui projekti kaudu saavad partnerid üksteiselt palju õppida ja oma teadmisi edasi arendada ja jagada ka teiste vabatahtlike üksustega oma riikides ja üle kogu Euroopa. Ja partnerriigid on siis Eesti, Taani, Bulgaaria, Horvaatia, Saksamaa ja Ungari. Et projektis peaksid osalema küll vabatahtlikud tuletõrjeüksused ja brigaadid, komandod, aga tegelikult on niimoodi, et näiteks Saksa partneriteks on omavalitsusüksus ise, kes haldab 6 vabatahtlike komandot ja on ka selline projekti juhtiv asutus nagu Visamar. Taani ja Horvaatia partneriteks on aga vabatahtlikud ja need kutselised päästeametid koostöös, et seal on see koostöö väga tihe Päästeliidu ja vabatahtlike üksuste vahel. Ja Eestit esindab väike vabatahtlik üksus Misso. Küsimusele, et miks just Misso, selgus, et paraku üle Eesti ainult 2 vabatahtlikku üksust saatis oma taotlused ja hiljem jäi see suhtlus teistel nagu puudulikuks ja langes ära ja siis osutuski Misso valikuks. Ja Ungari ja Bulgaarial on lihtsalt ühed organisatsioonid, mis üritavad siis oma riigis vabatahtliku päästesüsteemi nagu arendada, edasi viia ja paremaks muuta, tõhusamaks. Ja nagu öeldud, projekti eesmärk on põhiliselt kogemuste vahetamine. Esimene põhiteema on, et kuidas me omandame või saame uusi liikmeid, kuidas me neid koolitame ja teeme nii, et nad meilt ära ei läheks. Milline on vabatahtlik üksuste kohta nagu kogu see kuvand, riigi tasandil see arvamus või tähtsus, et kui tähtsad me ikkagi oma riigis oleme. Ja muidugi on väga oluline küsimus see õiguslik pool, et milliste seadustega on see reguleeritud ja kuidas me üldse toimime. Ja rahastuspool samamoodi, et kas ongi ainult vabatahtlikkuse alusel või on ka tasustatud, et erinevates riikides erinevalt. Ja siis koolitamine, treenimine, kvalifikatsioon, kas on kutsepaberid ja nii edasi. Et hetkel on meil toimunud 2 rahvusvahelist kohtumist juba ära. Esimene oli Saksamaal novembris, kus siis tehti lühiülevaade oma riigis toimivast süsteemist. Ja teisel kohtumisel keskenduti põhiliselt siis värbamisele, koolitamisele ja kuidas siis oma liikmeid hoida. 3. kohtumine on nüüd siis tulemas septembrikuus Taanis, kus võetakse siis süviti käsitlusele teema rahastamine ja õiguslikud alused. Ja siis järgmise aasta veebruaris tulevad nad siis Misso, kus siis hakatakse süviti lahkama struktuuri ja organisatsiooni ülesehitust. Ja siis järgmise aasta juunis Bulgaarias siis tehakse kokkuvõtted, vaadatakse üle, et mida meil võib-olla oleks üle võtta, õppida ja ka teistele jagada. Ja siis mõned meenutused toimunud üritustelt. Et need on siis kõik need projekti partnerid.
natuke tehnikat. Mul kui naisel oli väga põnev. Et tehnika koha pealt ütleks, et meil on vabatahtlikena väga palju arenguruumi, et võrreldes Saksa ja Horvaatia tehnikaga, seal on ikkagi nagu kutselise tasandil see tehnikavarustus, kuna neil on hästi palju raha ja rahvast ja hästi suured piirkonnad, mida nad tegelikult peavad ära katma. Ja meie siis omalt poolt igale partnerriigi kostitajale viime siis Vana-Tallinna ja vabatahtlike päästjate aumedali. Ja mis tuleb siis ilusas sellises karbikeses ja arvati kohe abieluettepanek. Ja mis Horvaatia puhul on hästi huvitav ja põnev on see, et seal alustatakse juba väikestest lastest seda koolitamist ja nii-öelda siis tuleohutuse teemal seda arendamist, et meelitataksegi kommi ja sellise vahva maskotiga. Lisaks oli Horvaatias hästi põnev see treenimine, kus siis pimedasse ruumi lastakse suitsu täis ja siis peavad läbi sellise rägastiku või raamistiku nagu läbima ja tee leidma ajaliselt. Siis on selline suur paak, kus on igasugust sodi ja prügi ja prahti ja sealt peavad leidma aja peale pimedas mannekeeni. Veel kord lastest. Ja väga huvitav oli see, et puhkeruumis vabatahtlikel Horvaatias on tualettruum, kus on siis peeglid ja see on igalt õnnetuselt, kus nad on pidanud inimese välja lõikama, on nad siis ka peegli endale korjanud meenutuseks siis, kui palju inimelusid nad on sealt autost päästnud. Lisaks veel laste treenimise koha pealt on Horvaatias see, et kõik mängud on alguses mängulised ja pärast läheb aja peale võistlusteks. Siin on näiteks üks pusle, mida nad peavad aja peale kokku panema meeskonnaga, mitte üksi, vaid meeskonnaga. Ja projektiga saab lähemalt tutvuda kodulehel ja ka Facebooki lehel. Et hetkel, kuna me oleme alles alustanud, on seal vähe informatsiooni ja tõlkeprotsessid võtavad natukene aega, aga sinna tuleb pidevalt uut informatsiooni ja täiendavat põhjalikumat kajastust meie üritustest ja rahastusest, koolitusest erinevates riikides. Et tasub vaadata ja tutvuda. Ja ilmselt projekti lõppedes tuleb siis põhjalik ülevaade, et mida me oleme teada saanud, õppinud, jagame ka teiega ja ma üldse imesta, kui varsti on ka meil ka õpitoad, mida meie saame siis paremaks muuta ja edasi teha ja arendada just vabatahtlike päästekomandodes. Läks vähe rutemini, kui arvasin. Et kas on äkki küsimusi kellegil? Ei ole. Kas videot saab ka panna või? Et ma otsisin välja ühe vahva video veel Horvaatias õpilaste koolitamisest, et samamoodi aja peale, kuidas meeskonnaga peavad ühe ülesande nagu läbima. Et vast on näha. Priprema, pozor, trening, idemo. Ajde, idemo. Idemo, ajde. Ajde, Mika. Ajmo. Ajde. Videolt on veel näha, et postide peal on pudelid maha ja ta ei tohi. Et loodan, et meeldis.